Tere, mina olen Tiina Normak ja annan teile ülevaate investeerimiskonto deklareerimisest. Sel aastal avaneb tulude deklareerimine 16. veebruarist. Sisenedes Maksu- ja Tolliameti e-teeninduskeskkonda avaneb teil otselink tuludeklaratsiooni esitamisele. 2024. aastal deklareeris investeerimiskonto ligikaudu 70 000 inimest. Aastate jooksul on investeerimiskonto kasutajate arv ja ka investeerimiskonto kaudu tehtud tehingute arv märkimisväärselt kasvanud. Investeerimiskonto mõte on võimaldada uuesti investeeritud ehk niinimetatud reinvesteeritud finantsvaratulult, intressilt ja välisriigist saadud dividendilt tulumaksu maksmist edasi lükata. Praktikas on kõige enam ostetav ja müüdav finantsvara, avalikult kaubeldavad aktsiad, võlakirjad ja ka avalikult kaubeldavad fondiosakud ehk ETF-id. Populaarne on ka raha paigutamine pangahoiusesse. Investeerimiskonto tehingutena tuleb tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 teises osas deklareerida kontole kantud raha ehk sissemakstud summad ja kontolt välja võetud raha, mida uuesti ei investeerita ehk välja makstud summad. Arvestada tuleb sellega, et investeerimiskonto sissemakse on ka investeerimiskonto kaudu ostetud finantsvaralt ja investeerimiskontole laekunud maksustatud intress ja dividende. Tehinguid finantsvaraga investeerimiskonto tabelis ei deklareerita. Investeerimiskonto raportit on Eestis võimalik saata LHV pangast, SEB pangast, Luminor pangast ja Swedbankist ja investeerimisühingust Lightyear. Kui te olete avanud investeerimiskonto välisriigis, siis tuleb teil andmed endal tuludeklaratsioonile kanda. Kõige lihtsam ja mugavam on investeerimiskonto andmed deklareerida nii, et alustada pangast, saata pangast raport ja seejärel siseneda Maksu- ja Tolliameti e-teeninduskeskkonda, et esitada tuludeklaratsioon. Pankades on aruannete loomisel sõnastus erinev, kuid põhimõte on kõikidel sama, et luua investeerimiskonto aruanne, raport, märkida ära kõik oma investeerimiskontod. Ühel inimesel võib olla ühes pangas mitu investeerimiskontot, aga võib olla ka erinevates pankades või investeerimisühingu juures investeerimiskonto. Veenduda, et kõik sisse- ja väljamaksed ja tehingud finantsvaraga on õigesti linnutatud ning arvestada seejuures ka sellega, et tulumaksuga maksustatud intress või dividend on ka sissemakse ning seejärel saata see raport juba meie e-teeninduskeskkonda. Kui teil on investeerimiskonto erinevates pankades või on mitu investeerimiskontot, siis saatke ära kõik raportid ja alles seejärel tulge esitama tuludeklaratsiooni. Te sisenete meie e-teeninduskeskkonda ja teile avaneb samasugune pilt, nagu eelneval slaidil oli näha, ehk tuludeklaratsiooni esitamine. Kõik need andmed on automaatselt juba teie tuludeklaratsiooni kantud ja mingeid täiendavaid liigutusi te tegema ei pea. Kui teil on avatud investeerimiskonto ka alaealise lapse nimel, siis tuleb esitada tuludeklaratsioon ka alaealise lapse eest. Kui on mitu last, siis iga lapse eest eraldi. Ja siin pilt, kuidas teil on näha siis investeerimiskonto aruanne tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 teises osas, kus on siis näha investeerimiskontole kantud sissemakse jääk ja tehingud, millega siis on raha kas juurde kontole kantud või raha kontolt välja võetud, mida uuesti ei ole investeeritud. Kui teil ei olnud investeerimiskontol 2025. aastal tehinguid, siis palun kinnitage seda tabeli 6.5 esimeses osas. Selle kinnitusega kandub teie maksuvabastusjääk ehk investeerimiskontole sisse kantud raha jääk edasi järgnevale maksustamisperioodile. Kui te nüüd olete juba käinud meie e-teeninduskeskkonnas ja avanud oma tuludeklaratsiooni, siis on kaks võimalust, et ta on staatuses pooleli või juba kinnitatud. Ja kui teil ununes saata investeerimiskonto raport,
Enne seda siis saatke see raport ikka ja tulge uuesti tuludeklaratsiooni esitama. Esimene võimalus ongi see, kui teie tuludeklaratsioon on pooleli, siis uuendage andmed. Kui teil oli investeerimiskonto juba 2024. aastal, siis on teie tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 esimeses osas investeerimiskonto andmed eeltäidetud. Kui te avasite investeerimiskonto 2025. aastal, siis tuleb teil tabeli 6.5 esimeses osas valida matta andmed ja asendan andmed. Sellega kanduvad siis teie investeerimiskonto andmed teie tuludeklaratsioonile. Ja mõlemal juhul tuleb siis tabeli 6.5 teises osas valida matta andmed ja asendan andmed. Sellega kanduvadki teie investeerimiskonto andmed tuludeklaratsiooni ja saate siit edasi juba minna tuludeklaratsiooni kinnitama. Kui te olete nüüd enne juba tuludeklaratsiooni jõudnud kinnitada ja teil meenub, et investeerimiskonto sisse- ja väljamaksed deklareerimata, siis on teil õigus ka deklaratsiooni parandada. Parandamisel on 2 võimalust. Parandan esitatud deklaratsiooni või alustan uuesti EMTA andmetega. Kui parandan esitatud deklaratsiooni, siis tuleb andmed uuesti kõik deklaratsioonile kanda, aga kui alustate uuesti EMTA andmetega, siis tuleb varasemalt käsitsi sisestatud andmed uuesti lisada. Sel aastal on tulude deklareerimine natuke lihtsam ja mugavam. Kuna praktikas on ette tulnud olukordi, et inimesed on saatnud pangast ekslikult oma igapäevakonto kohta raporti, siis nüüd on võimalus tabeli 6.5 esimeses osas selle pangakonto andmed kustutada ühe nupuliigutusega ja kõik tehingud, mis selle pangakontoga olid seotud ja tabeli 6.5 teises osas teil eeltäidetud, kustuvad ka kohe seejärel. Lihtsam on ka see, et me ei eeltäida sel aastal kõiki Nasdaq Balti börsi tehinguid. Kui teil on varasemal aastal 2024 deklareeritud investeerimiskonto ja selle investeerimiskonto andmed ühtivad teie Nasdaq Balti börsil tehtud tehingute konto andmetega, siis me ei eeltäida neid andmeid teie tabelis 6, 1 ja 8, 2. Kui te nüüd olete teinud tavasüsteemis Nasdaq Balti börsi tehinguid, siis on need andmed teil eeltäidetud tabelis 6.1 või 8.2 ja siin on oluline silmas pidada siis seda, et eeltäidetud on üksnes müügihind ja teil endal tuleb lisada soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud kulud. Nii tuleb kasu või kahju arvestus õige. Ka võlakirjade puhul tuleb arvestada sellega, et müügihind on eeltäidetud, aga soetusmaksumus ja võõrandamisega seotud kulud tuleb endal lisada. Eelnevalt rääkisime investeerimiskontole laekunud tulumaksuga maksustatud intressist ja dividendist. Lisaks sellele, et tulumaksuga maksustatud intress on investeerimiskonto sissemakse, tuleb ka Eestis või välisriigis saadud intress tuludeklaratsioonis deklareerida. Kui nüüd Eesti võlakirja emitent on maksnud teile intressi ja intressilt tulumaksu kinni pidanud, siis need andmed on teile eeltäidetud tabelis 5.1. Kui te olete saanud välisriigi emitendilt intressi ja teil on välisriigis intressilt tulumaks kinni peetud, siis need andmed tuleb teil endal deklareerida tabelis 8.1 ja silmas pidada siis ka seda, et investeerimiskontole laekunud intressi netosumma on teie investeerimiskonto sissemakse. Dividendi puhul kehtib ka see põhimõte, et Eesti äriühingult saadud ja Eesti äriühingu tasandil maksustatud dividend on teie tuludeklaratsiooni tabelis 7.1 eeltäidetud. Kui see dividend on laekunud teie investeerimiskontole, siis deklareerige see ka investeerimiskonto sissemaksena. Välisriigist saadud dividendi puhul, kui sellelt dividendilt on välisriigis ka kinni peetud või tasutud tulumaks, siis kindlasti see dividend deklareerida tabelis 8.8 ja näidata ka investeerimiskonto sissemaksena.
Meil on kodulehel ära toodud täpsem selgitus ja info erakliendi rubriigis Maksud ja tasumine, väärtpaberide investeerimiskonto. Kõige lihtsam on vältida oma vigu nii, et hoida oma igapäevased kulutused ja investeeringud lahus, mõelda läbi, mis finantsvarasse te soovite investeerida ja mis konto sobib investeerimiskontoks kõige paremini. Eesti pankadest saab saata raporti, mis lihtsustab investeerimiskonto deklareerimist. Kasutusel võib olla üks või mitu investeerimiskontot, kuid arvestama peab sellega, et tulumaksuarvestus toimub kõikide kontode üleselt kellaaja ja kuupäeva põhiselt. Kui hommikul võtta investeerimiskontodelt rohkem raha välja, kui sinna on sisse paigutatud ja õhtuks taastada see konto jääk, siis maksuarvestus toimub ikkagi selle järgi, et vahepeal on toimunud väljavõtmine. Ja kui välja võetud summa juba ületab sisse makstud summat, siis tuleb arvestada ka tulumaksukohustusega. Investeerimiskonto puhul tuleb esitada tuludeklaratsioon igal aastal ja deklareerida ära kõik investeerimiskontole sisse makstud summad ja välja makstud summad või siis kanda jääk edasi järgmistele aastatele. Investeerimiskonto kasutamisel tuleb tuludeklaratsioon esitada ka alaealise lapse eest. Tänan teid tähelepanu eest!